Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Tere kuulajad, Autotund eetris, stuudios Tarmo Tähepõld ja Martin Mets Geenius uudisteportaalist. Täna on meil väga, kuidas ma ütlen, laetud saade ja ma isegi ei mõtle siin nagu elektriautode teemal, vaid meil on päris palju selliseid tõsiseid või siis meid kõiki kõnetavaid teemasid. Näiteks mobiilsed kiiruskaamerad, millel täitus teine aastapäev. 2 aastat on 2 aastat Eestis. Küsimus on see, et kas nendest on nüüd nagu kasu ka olnud? Siis paar päris olulist asja, mida toimetab meil Euroopa Liit ja mis puudutab meie kõigi lähemat ja kaugemat tulevikku. Siis räägime mopeedautode ülevaatusest, mida hetkel ei pea keegi tegema ja vaatame, äkki mahub veel midagi sisse. Meie, ma ei tea, nädala sündmus, nii kuum on, nii palav on, ma sõitsin kabrioletiga, isegi seal oli kuum ja see näitab praegult seda, et isegi minul hakkas palav, sest ma panin kabrioletis katuse kinni ja sõitsin niimoodi. Aga et natuke sellist lõbusammates toonides seda saadet alustada, siis mulle jäi internetis silma üks tore oksjon, mis algab. Oksjonil müüakse, kas oli 81. aasta Mercedest, S-klass, selliseid on palju. Mis siin erilist? Mis siin erilist. See auto kuulus kunagi ensambli U2 laulja Bonole ja mitte lihtsalt, et suurtel muusikutel on tihti ju hiiglaslikud autopargid, tegemist on selles mõttes märgilise autoga, et selle ta ostis peale esimese albumi edu, ehk siis tähistamaks sisuliselt, sa saad muusik, sa saad edukaks, sa saad rikkaks ja sa ostad omale ägeda auto. Ja mitte lihtsalt S-klassi Mersu, vaid ta lasi sinna panna, tänapäeval selle soundi sisse ehitamine on suhteliselt tavaline. Ta lasi sinna ehitada nii palju soundi sisse, et see moodustas peaaegu pool auto hinnast juba. Ja sound oli nii võimas, et autos oli eraldi tulekustuti selle jaoks juhuks, kui need võimendid põlema lähevad ja see tulekustuti pidi seal alles olema. Aga auto ise on muidu tavaline, keegi on sinna mingil ajahetkel, see ei tule otse Bono käest, millegi pärast istmed katnud lehmanahaga. Kui te tahate, olete Bono ja U2 austaja, siis guugeldage Bono U2 Mercedes Auction ja leiate selle ülesse. Mina ei saa aru, miks Eesti muusikud, kelle autodest kõik teinekord räägitakse, et nende autod niiviisi väärtust ei kogu, et kus on see Tanel Padari see esimene BMW, Tanel Padari esimene BMW, Ivo Linna esimesi autosid tahaks. No jah, aga minu teema on palju maisem, et ma sõitsin siia stuudiosse otse Eesti pigipealinnast Haapsalust. Kas selline asi on nüüd olemas? Jaa, mina igal juhul olen veendunud, et tegemist on Eesti pigipealinnaga, et peale selle, et seal Kesktänavale enam puid pole ja Kesktänavad ka praegu ei ole. Jaa, õige. Siis ma käisin vaatama seda kõike. Aga tegelikult see on väga hea tee, kus praegu sõita, võrreldes kõigi teiste Haapsalu teedega, mis olid tõesti nii pigised, et nagu oleks äsja sadanud korralikult vihma. Aga see ei ole nüüd kõik sellepärast, et oli näha, et linnavalitsus probleemiga tegeleb ja sinna oli peale toodud värskelt kruusa, mis tähendas seda, et sisuliselt, kui ma endal sinna ööbimiskoha juurde jõudsin, siis autorattad olid kaetud 0,5 sentimeetrise kihiga pigi ja kruusa seguga. Et see oli üks kaunis vaatepilt. Sprefid kestavad nüüd kauem, sest said ühe lisakihi sinna omale peale. Ja, aga väga hea on see igal juhul, et linnast välja sõidus täna, et seal igale poole on kenasti pandud väga palju autopesulaid, millest lihtsalt peab sealt väljudes läbi sõitma. Aga tõesti, tõsi, pärast hiljem ka kasteti neid teid. Ma nägin seda, aga siis oli minu jaoks juba liiga hilja. Sellega meenus üks Tallinna siin, kui siin Narva maanteel linnas puud maha võeti ja asemele istutatud, siis toodi seal üks põhjus oli, et eks see on ju, ega see ka väga öko ei ole, sest neid tuleb ju kasta 10 liitreid vett. Ja nüüd siis siin kuuma laine ajal linnavalitsus andis rõõmsalt teada, need olid 2 erinevat uudist, lihtsalt üks inimene pani need 2 infot ühte nagu lukku kokku, et ei, meil on linnatänad, me siin iga päev 100 liitreid kastame neid linnatänavaid. Ma arvan, et tuhandeid ja miljoneid. Aga äkki ei peaks kastma juhul, kui meil oleks linnas puud. Aga ärme praegult siit püüame jääda auto teemadesse. Ja ma lihtsalt mõtlen, et kuna saade on eetris esmaspäeval,
aga me lindistame reedel, sellepärast me ei puuduta Rally Estonia teemat, sellepärast et meeleolud on traagilised, hetkel lindistamise ajaks on Ott Tänak katkestanud, aga kuidas see nädalavahetus edasi mängib, seda me hetkel ei tea ja sellepärast me sellest ei räägi. Nii, aga räägime mopeedautode ülevaatusest. Meie kõigi, mis jällegi, see on üks selline natuke sama probleem minu jaoks nagu need Bolti tõuksid, et inimesed hästi palju armastavad nende vastu sõnavõtte, siis on kõudne ja need plärisevad ja need tapavad meid kõiki ära ja Kummast sa nüüd räägid, kas Bolti tõuksidest või mopeedautodest, ma lihtsalt võrdasin neid samas. See asi, et need on Eestis arvele võetud 2000 ja tegelikult see tundub nagu väga väike number, see on veel väiksem number, kui Eestis on ju elektriautosid. Absoluutselt. Aga nad on ikkagi liikluses väga silma torkavad, et siin pidevalt on näha neid videosid isegi, kus on kahesuunaline tee, mis on eraldatud selle metallist piiridega, on ju, et kuidas siis mopeedauto tuleb ees ja siis meeletu kolonn tuleb selle auto järel, et nad on liikluses ikkagi väga silma paistvad. Ei, no tegelikult selles mõttes probleem on olemas, et nende keskmine vanus Maantranspordiameti sõnul on Eestis 12,5 aastat. Ja me oleme ilmselt kõik näinud elus vähemalt ühte mopeedautot, mis sisuliselt on sent surmale võlgu ja tõesti sobib põllurallikaks, aga nad võivad osaleda liikluses, sest et mopeedautoga sa ei pea käima ülevaatuses ja Transpordiamet arvab, et nüüd on piir käes. Ja, lihtsalt üks oluline asi veel siin on, et autojuhil lube sul ei pea ka olema. Just, et see nüüd ei ole veel kuskil seaduses, keegi ei pea oma mopeedautoga nüüd ülevaatusele tormama hakkama, aga Transpordiamet on teinud siis ettepaneku, ma eeldan vastavatele institutsioonidele, et mopeedautod hakkaks ikkagi ülevaatusel käima, sellepärast et kuna nad ei käi, siis nendega käitutakse täiesti, nad tõid seal näite, et tuli on, ütleme, eest hakanud ära kukkuma ja siis on see kruviga lastud lihtsalt läbi tuleklaasi kuskilt kere külge kinni. Ja tõesti, et nad võivad küll sõita ainult 45 kilomeetrit tunnis, aga ikkagi, kui see 45 kilomeetrine kahe istekohaga, ta on ikkagi korralik tükk metalli ja tuleb tegelikult sulle otsa, sest et tal ei ole pidureid, seal toodi ka näited, et osad on, pidurites on mingi jama, ühend siin tagumised lahti üldse. Et Ja ma saan aru, et riik tegeleb selle probleemiga, aga tegelikult see olukord on ju selge, selles mõttes, et tegemist on meil ju pardiga, mis kõnnib nagu part ja prääksub nagu part, aga kõikide jaoks tegemist ei ole pardiga. Just, et tegemist on ju auto, mis käitub liikluses täpselt samamoodi, aga sellele see on lihtsalt oluliselt vähem võimsam. Aga sellele kehtivad mingid teised reeglid ja tegelikult selles mõttes see olukord on ikkagi absurdne. Kusjuures, et seal nupumehed, eriti kuna nad ei pea ülevaatusel käima, siis neid saab teha ka kiiremaks kui 45 kilomeetrit tunnis. Minu meelest mina olen neid suitmas küll, ma pakun 60, 70, see on ju nagu ka mingite tõukside asjadega, et natuke nipet-näpet ja läheb küll. Ja siis ongi juba, siis ta sisuliselt, et ma ostan omale Smarti, eks ju, mis on päriselt sõiduauto, sellega ma pean käima iga aasta ülevaatusel, mul peavad seal tuled küljes olema, eks ju, aga selle mopeedautoga, mis on natukene väiksem ja L6 kategooria ja sellega ei pea ülevaatusel käima. Aga ühesõnaga, millal see nüüd jõuab nagu asjani, raske öelda, aga selline ettepanek on tehtud. Aga ma olen üsna kindel, et see siiski lähiajal jõuab, sest see probleem ikkagi torkab aina enam silma ja isegi tegelikult ju statistikas on ka see õnnetuste arv ikkagi on selgelt ju tõusuteel, mis juhtuvad mopeedautodega. Jah, ja enamjaolt, kuigi sellega võivad sõita alates 14-aastased lapsed, nad peavad küll läbima mingi eksami, aga enamjaolt me ei näe nende roolis lapsi, vaid me näeme nende roolis inimesi, kes mingil ühel või teisel põhjusel ei ole suutnud või saanud omale juhilube või on need ära võetud. See on kunagi üks naljakas küsimus tekkis meil, et okei, see on mopeedauto, et mopeediload ja nii edasi, et miks siis ei pea kandma kiivrit tegelikult? et okei, lube pole vaja, aga miks ei pea olema kiivrit, aga tegelikult jah, et kui sellel sõidukil on ümber juba see kaitseraam, et siis ei pea olema tegelikult. Aga teeme siia ühe pausi ja tuleme kohe tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Autotund tagasi.
ja räägime siis esimesest asjast, millega meil Euroopa Liit nüüd siin hiljuti lagedale tuli mitte väga nagu üllatuslikult, lihtsalt nüüd see vormistati ametlikult, ma ei tea, kas otsuseks või poliitikaks, et alates aastast 2035 võid sa osta ükskõik millise auto, peaasi, et on null heitmega, ehk siis hetkel olemasoleva tehnoloogia põhjal me räägime kas elektriautost või siis vesinikul töötavast elektriautost. Uuena siis. Et minu arust seal ei ole seda, et 2035 sa ei või sõita enam mitte millegi muuga. Sa võid sõita. Jah, et ärge nüüd kohe selles mõttes, nii suur paanika ei ole, aga uusi autost enam osta ei või. Okei, kohe jõuame kõige muuni. See on 14 aastat, see on tegelikult ikkagi päris pikk selline ajaaken tegelikult. Et naljakas, et suured Euroopa autotohtjad hakkasid selle pihta kohe natuke seal nagu, eks see on ka nende töö hakata kohe seal vastu vaidlema ja kuidas see ikkagi, mida see teeb autotööstusega, mis on iseenesest kummaline, sest nende enda pressiteated räägivad pidevalt sellest, kuidas üks või teine on alates 2025 või 2030 ei tooda nad enam ühtegi, ühesõnaga selline, et kuulge, tüübid, oma reklaam mingite nende esitluste järgi olete te selleks juba mitu aastat varem valmis, nii et probleemi pole, aga tegelikult probleeme on palju. Siin on tegelikult üks probleem, mis oli täiesti huvitav tegelikult, mis on täpselt selline Kesk-Euroopa probleem selle asja juures on see, et elektriautode tootmine on tegelikult lihtsam. See vajab vähem töölisi. Ja kui sa lähed nüüd Prantsuse ametiühingu juurde ja ütled, et teate, et me oleme nüüd aastast 2035, me neid keerukaid asju, kus meil siin neid rohkem inimesi vaja on, et neid me nüüd nagu enam ei tee ja et meil nüüd enam siin 60 000 töötajat ei ole vaja, et lihtsalt on nii, on ju. Et see on üks olulisi asju, mille vastu autotööstus siis tegelikult selle asja juures protestib, mis on omamoodi nagu naljakas, et kui progress toimub, siis hoiame 10 küünega ikkagi kinni sellest vanast, mis on olnud, sest meil on kogu aeg nii olnud ja need töötajad on siin olnud ja kuigi, ma ei tea, robotid võiks neid seda teha ja võib-olla meil ei oleks vaja nagu maksta neid tööjõu maksta ettevõttel, siis ei, me hoiame sellest kinni ja laseme nii edasi. Jah, ja mõne autotootja puhul on aru saada, et eks Mercedes või Volvo võtab murelikumaks, kui Volvo tegelikult veoauto osa ei kuulu samale Volvo. Et Mersu puhul siis, et mis saab siis raskeveokitest, eks ju, see on veel eraldi teema. Ma saan et raskeveokite teema on tegelikult ka selle paketi raames Fit for 55 lahendamata tegelikult, et üks asi, mis tuleb, on siis maanteeliikluse saastekvoodid. Ja mitte, et ma sellest kõigest nagu liiga palju teaks, aga ma kuulasin Kadri Simsoni, kes on siis Euroopa Komisjoni energeetikavolinik, tema intervjuud Vikerraadiole, kus ta ütles, et mis siis see nagu tegelikult tähendab tavalisele inimesele ja fossiilkütustele ja eelkõige fossiilkütuste hinnale. Ta ütles, et ainuüksi see saastekvootidega kauplemine ja see, et maanteetranspordile need tulevad, tähendab seda, et kütuse hind tõuseb 10 senti. Ainuüksi selle pealt, kui kõik muud hinnad, muud asjad, maailmaturg, ükskõik, mis on kohalik konkurents ja mis meil kogu aeg kõigutavad neid asju, siis jah, see tõuseb 10 senti, lihtsalt ainuüksi selle pealt. Millal see täpselt juhtub, ei tea, aga selles ajaraamis on selge see, et see bensiini ja diisli hind tõuseb kindlasti märgatavalt lähiajal. Mina tahaks, et oleks selline kuskil üks hästi suur pott, kuhu valatakse sisse kõik see raha, mis meilt kogutakse keskkonna, kuidas ma ütlen siis, päästmise ja hakatakse selle eest leiutama siis näiteks neid CO2 eraldamise masinaid, mis peaks meist... Tegelikult selline asi on seal paketis sees olemas, mitte küll päris sellel kujul, aga millega on tegemist, on tegelikult see, et siis erinevad toetused. Ja nende toetuste, miks seda tehakse, on just see, et sellist uus termin tekib meil nagu energiavaesus. Ja see tähendab seda on ju, et kui tavaliselt meil ajalooliselt on ju elektrit saab pistikust on ju iga üks, et lihtsalt oleneb palju tarbida, aga palju sa teenid, sisuliselt sa jõuad selle elektri nagu kinni maksta, 20 € ka on ju kuus seda tarbida, et üldiselt sa saad sellega nagu hakkama.
aga nüüd tekib, selle jaoks luuakse eraldi fond, mis hakkab nüüd tegema erinevaid taristuinvesteeringuid ja ilmselt tuleb selle kaudu ka uued elektriautode ostutoetused. Et siin on üks põhimõtteline probleem, et elektriautode ostutoetused on siiani olnud rikaste inimeste lõbu. Et see on tegelikult minu hinnangul olnud üldsegi selline absurdne toetus, mida on makstud inimestele, kes on nõus olnud on ju elektriauto ostma, Eestis 5000 eurot, aga mis nad üldiselt ostnud on? Okei, nad on 20 000 eest saanud osta ka Volkswagen e-appi näiteks on ju, või seda Mitsubishit, mida keegi enam ei osta. Ja, aga reaalselt ikkagi on ju alates Leafist, mis on siis 30,000–35 000 ja kui sa jaksad nagu osta 30 000 või 25 000 eurose auto on ju, siis ilmselt sul ei lähe kõige kehvemini. No selles mõttes ta ei ole mitte sa natuke nagu panid üle, sest et piir tuleb 50 000 peale ette, et ta on selline keskklassi lõbu, mitte rikaste lõbu. Selles mõttes sul Porsche Taycani ostuks sa ei saa toetust. Jaa, aga võtame, kus see muidu on auto ostmise lävend, on ju, kui sa tahad osta kasutatud autot, mis on nagu sõidab ka ja nagu teatud määr normaalne, siis me räägime ilmselt nagu 3-4-5 000 eurost, on ju. Kindlasti, kui läheb hästi, saab ka 500 euro eest. Aga siin on nagu selline see ostutoetus on üldse minu meelest nagu naljaks, et vist mõtlesin, et kuidas see nagu telefonide maailmas välja näeks, et ütleme, et Apple toodab telefone, kallid ja nad reklaamivad ka kõik, kuidas nad väga niiviisi toodavad neid ausalt ja kõik on öko ja nii edasi, on ju. Aga nad on kallid ja siis me teeksime, et okei, et me keelame need odavad Androidid ära, et jumal teab, kuidas neid seal kuskil Hiina tehases tehakse, on ju, keelame need ära, aga selle eest me pakume sulle variandi, et sa saad osta uue iPhone'i 100 eurot soodsamat. Et 1500 asemel ostad 1400-ga. No või siis 1000 asemel 900-ga on ju, aga need 200-300 eurosed, mis hästi on kasutatav, need me keelame ära, et see elektriautode hinnatoetus on natuke nagu hetkel küll, veider. Minu meelest võiks selle ära lõpetada ja kogu see raha oleks vaja ikkagi investeerida siis konkreetselt taristutesse. Et need postid, mida te maantee ääres näete, on ju, kus on peal täna 95, 98 ja D, et nende asemel peaks kindlasti olema ka E-täht, siis inimesed saavad nagu igal pool sõites selle visuaalse kinnituse, et jah, et sa ei jää hätta. Siin on see olemas, seda müüakse, seda vist ka inimesed kasutavad, järelikult on okei ja ma ei näe, et seda kuidagi saab ostutoetusega lihtsalt panna kiiremini liikuma. Jah, ühesõnaga, enne saate algust Martiniga läksime päris sellise mõnust vaidlema või ühesõnaga ma olen muutunud sellisega natukene võib-olla küüniliseks või ma ühesõnaga saan aru, miks kõik need keskkonnatasud ja asjad tegelikult on mitte selleks, et me kuskil ehitame masinaid, millega atmosfäärist CO2 eraldada selle raha eest, vaid mõjutada tarbimiskäitumist. Jätame selle kõrvale, et see raha läheb kuskile reptiilidele, eks ju. Need teooriad jätame kõrvale, vaid see on selleks, et lõpuks ongi see asi tehakse sulle kas kalliks või ebamugavaks, et sa kasutaksid oma autot vähem. Teeks mingit lõpp... No ma ei tea, kas see on õige või vale, aga milline inimene, okei, meil on neid, vabandust, ma tegin kindlasti mõne liiga, oma tarbimisharjumusi muudab selle pärast, et oma eetilistel mingitel nagu ma nüüd nädalavahetusel ei sõida Tartusse selle pärast, et ma arvutasin välja, see on nii ja nii mitu grammid CO2. Ma istun siin Tallinnas, ma ei lähe sinna. Ei, sa jätad Tartusse minema siis, kui see on lihtsalt nii pagana kallis. Ja loomulikult kes selle kõige rohkem pihta saab, on eks ju see ühiskonna osa, kellel on vähem raha, sest mingid sõidud sul on vaja teha ja siis sa neid ei saa enam, aga ma ei näe inimese tarbimine muutuks kuidagi või käitumine teistmoodi peale selle, kui talt lihtsalt natuke raha ära võtta. See on tõesti küüniline ja ma ei ole sellega nõus, aga teeme siia pausi ja räägime veel, mis Euroopa Liit põnevat on välja mõelnud. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Ja Autotund on tagasi stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geeniuse uudisteportaalist. Selle 2 viimase ploki ühine nimetaja on kiirus. Aga kuna me jätkame nagu Euroopa Liiduga, siis üks kõlakas liigub ringi. Ta liigub pigem autoinimeste ringkondades, kuigi mulle helistas üks tuttav
ja küsis, kuule, kas te sellest olete kirjutanud, et 2022 aastast, vist oli 6. juuli, kõik uued autod hakkavad ise automaatselt peavad kiirust jälgima, ehk et kui ta näeb märki 50, siis ta sõidab 50-ga. Aga selle juurde käib veel jutt umbes see, et kui sa proovidki kiiremini sõita reaalselt, siis pedaal hakkab ka vastu suruma. Ja just ühesõnaga, et kõlakas, vaata see on see interneti ajastu, eks ju, kuskil tehakse mingi otsus, see läheb liikvele, siis see jõuab internetti ja siis tekib paanika. Ja hakkasime uurima, et mis asi see siis on. Ja mind huvitab ka, et mis see nüüd reaalselt tähendab, selles mõttes, et mulje jääb ikkagi väga apokalüptiline sellest, et ühesõnaga kiirust ületada ei saa, kiirust ületada ei tohi, aga kohe tulid selle peale ka sellised inimesed, kes ütlesid, et mingites ohusituatsioonides ongi mõistlikum seda ohtu vältida kiiremini sõites, kas või kui keegi tuleb vastu, vastas suunavööndist ja nii edasi, et igal pool on sellised põhjendused olemas ja mingil määral need täiesti legitiimsed põhjused. Põhjuseid kiirusti sõita on palju ja tegelikult Euroopa Liidu määrus, päriselt on olemas määrus, mis hakkab kehtima või tähendab tõesti, puudutab autosid 6. juulist 2022, uued autod. Autodes peab olema, igas autos peab olema isa. Ehk siis see on akronüüm Intelligent Speed Assist, mis tähendab seda, et GPS-i andmete ja kaamerate, siis peab igal sellel uuel autol olema vähemalt üks kaamera selle ees, peab suutma auto aru saada, mis kiiruse piirang hetkel kehtib ja sellest juhile teada anda. See auto ei hakka seda kiirust kindlasti kohustuslikus korras ise sättima. Selleks on muuseas praegult on juhi abidel on olemas kallimatel autodel funktsioon, et ta suudab märke ja GPS juba lugeda, valdavalt need ei tööta. Vot siin ongi nüüd üks huvitav asi, millest tahaks kindlasti rääkida. Aga see on lisavarust juba täiesti praegu olemas, aga see ei ole kohustuslik. Ja nüüd see asi, mis kohustuslikuks tehakse, ongi see, et see auto peab hakkama sulle märku andma. Ja nüüd on küsimuseks, et kuidas kirjas on seal haptiliselt, ehk see tõesti, et sul gaasipedaal nagu näiteks hakkab värisema, aga ta ei hakka sul seda kiirust maha võtma või juurde panema, siis on see, et kas ta annab märgutuledega sul armatuurlauas, kas ta annab helisignaaliga, ühesõnaga auto peab oskama sulle teada anda, mis hetkel kiiruse piirang on. Ütleme niiviisi nüüd sellise teoreetilise olukorra, et ma kogemata sõidangi 90 alas nüüd 92-ga, et kas mu auto näeb välja nagu selline tsirkuseauto, mis piiksub, helgib ja väriseb. Jah, seda on uuritud ja ega sellele, eks siis iga autotootja püüab seda hakata ilmselt isemoodi lahendama, pakuks, et ikkagi loomulikult võimalikult odavalt, sest seal on ka erinevaid, nii autotootjad on ise selle välja toonud Euroopa Autotootjate Assotsiatsioon, et sõna otseses mõttes, et juhi teavitamine helidega näiteks on ebaefektiivne ja tüütu. Ja kus juures selle arvamusega nõustub, selline asi on olemas, rahvusvaheline jalakäijate föderatsioon. Nõustub samamoodi, et kuskile tuleb tõmmata piir ja näiteks auto ilmselt ei tohiks hakata mingid jõledalt piiksuma või siis mõni targem autoga su peale karjuma, et aeglusta, sellepärast, et mida tüütumaks sa selle asja muudad, seda tõenäolisemalt juht lülitab selle välja. Ja seal on kirjas, et just nii, et seda kogu süsteemi on võimalik nii tänastel autodel, millel on see peal, kui ka siis nendel, mis järgmine aasta müüki tulevad, nendel on võimalik seda välja lülitada. Just. Et ühesõnaga tegelikult on, üldse järgmist aastast on Euroopa Liidus, tõenäoliselt tõusevad jälle ka autode hinnad, jälle tarbimiskäitumist. Ja selles mõttes, kui baasvarustusse tekib aina rohkem kohustuslik sinna tekib ju, me oleme siin rääkinud 12 mingit uut juhi abi, mis muutuvad ka kõige odavamates autodes kohustuslikeks ja see lihtsalt tuleb ka sinna juurde jälle kiibid, eks ju, me ei hakka siin kiibikriisist rääkima, aga ühesõnaga, et me muidugi ei tea, kuhu see kõik viib edasi, aga sellist ohtu, et auto hakkaks praegu ise sinu kiirust muutma. Või ütleme, et ei lubaks sul mingil ajahetkel sõita. Ja just sellepärast, et me sellisel juhul räägime ise juhtivast autost, aga sellist ei ole olemas. Tehnoloogia ei ole kaugeltki valmis. Inglise autoajakirjanik Rory Reid uuris seda, YouTube'is tegi video ja seal on toodud näiteid, näiteks kuidas see autokaamera, kujuta ette, kui ta hakkaks ka ise sättima, et miks mina seda ka ei kasuta, kui mul on mõni proovisid auto, et need kaamerad on lugenud 30 märki näiteks 90-st
sest see 3 paun on võib-olla liiga kehv, ühesõnaga kaamera ei ole nii terav, kujuta ette, sõidad teetööde ajal 30, sul on automaatne see adaptiivne kiirushoidja peal, auto vaatab, 90 ja hakkab andma. Aga vaata, sina oledki nende autodega sõitud, ma olen siin mõnes olnud, kus on olnud liiklusmärgi tuvastus on ju, aga see on veel nagu eraldi selle lihtsam tase on ju lihtsalt, aga see, kus auto on nagu reaalselt võimeline ka sekkuma selles olukorda, et räägi, kui hästi need nagu reaalselt, see on see üks näide on ju, mis sa tegid, aga kui hästi need nagu tegelikult töötab. See oli Rory Reidi näide, et eks ta ikka töötab, selles mõttes väga, väga hämmastav, et tegelikult enamus ajast ta töötab, kuniks ta kõige olulisem hetkel teeb mingit väga lolli asja. Meie enda Audi Q8 testis oli olukord, kus meil kaasautor Paula Johanna sõitis Tallinn-Tartu sellel 4-realisel 110-ga ja sõidad rahulikult, püsikiirushoidja on peal ja ühtegi auto pidurdas ennast opti 70 peale. Aga kujuta ette, see liiklusvoolus. Hea nähtavus. Isegi normaalne piki vahe. Jah, just. Ja ilmselt me pärast tajusime ära, põhjus oli selles, et viadukti alt läks tee, kus oli 70 ja GPS arvas, et nii, siin on nüüd 70 ala, nüüd tuleb julmalt maha pidurdada. Ühesõnaga nagu, et vähemalt lähiaastatel kindlasti sellist hirmu ei ole, et autod hakkavad kiirust ise piirama ja teevad seda tootjad, näiteks Volvo juba teeb, uued Volvod ei sõida ükski üle 180 kilomeetri. See on nüüd siis nagu tippkiiruse piiramine, just, ja ka Renault on lubanud, et minu arust nende autod, eks nad kõik lähevad seda teed ja siis sul saab selle auto garantii läbi ja siis sa lähed tehnikute juurde, kes siis selle, sisuliselt on aastaid olnud tippklassi BMW-d, Mercedesed, kõik piiratud 250 peale. Et seda kiiruse piiramist on autotootjad teinud aastaid, aga nüüd läheb see asi siis, ühesõnaga, lihtsalt üks vidin, mis autost tuleb juurde, sest Euroopa Liit otsustas nii. Ja kes hakkab sulle teada andma, mis kiirusega sa hetkel peaksid sõitma, küsimus on selles, kui aktiivselt ta seda teeb. Aga põhisõnum on nüüd see, et kokkuvõttes paanikaks ei ole põhjust, kuigi internetis leiab pealkirju, mis jätavad mulje, et maailma lõpp on tulemas. Just. Aga sa tahtsid, võtame vahelduseks midagi kergemat ka siia vahele, et sa tahtsid rääkida ühest erilisest käekellast. Jaa, õige, see jäi meil selle esimese uudisteploki lõpust välja, et see on rubriigist, et ka rikkad nutavad või ei ole kerge eluga. Ühesõnaga, Lando Norris, vormel 1 piloot, McLarenis sõidab 21-aastane. Temal oli, mis see nüüd oli, see eelmine pühapäev, eriti traagiline õhtu, sellepärast, et ta oli kohal Wembley staadionil, kus inglased nagunii said koledal kombel itaallastelt penaltitega pähe, aga nüüd on siin õpetlik lugu, ma ei tea, kas sotsiaalmeediast, et Lando Norris postitas pildi, kuidas tema nüüd Wembley'l, siis kui rahvas kogunes, ei ole veel öeldud, kas see oli ajendiks, igatahes pärast, kui ta Wembley staadionilt lahkus, kindlasti Nina Norus kõndis oma 300 000 eurose McLareni juurde, mis on tal ilmselt tööandja poolt antud, tulid 2 meest ja võtsid ära tema kella, mitte tema auto. Sellepärast, et kell, mis tal käe peal oli, on targad, kuigi ametlikult öeldi, et jah, et see on see Richard Milli kell, millegipärast öeldi, et see maksab 40 000 eurot, aga meil siin toimetuses on õnneks mõned kellaspetsialistid, kes, võib-olla oli keegi lihtsalt uudisteagentuuris 1 nulli jätnud ära panemata, sellepärast, et see konkreetne kell, millega Lando Norris on erinevates kohtades poseerinud, samuti sponsorkell, maksab tõenäoliselt 400 kuni 500 000 eurot. Ja lihtsalt 2 meest tulid tal juurde ja ütlesid, et annab nüüd selle kella meile ja autot ei taha. No jah, ja mindi jutumärkis sõpradena laiali. Et näis, mis sest, et sellist, ma kujutan, et selline asi müüaks ilmselt maha kuskil kolmandates, ma ei kujuta ette mingit diktaatorriikides, sest et sellised kellad on ju kõik arvel. Sa ei pane seda kella eBay's müüki. See kellamaailm on nii kitsas, suletud, et see läheb puhas must turg, ma ei tea, nagu elevandiluu ja leopardinahad. Aga võt, et Lando Norrisel lõppes see jalgpallimatš nukralt. Teeme see väikse pausi ja siis räägime trafimasinatest. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele. Autotund tagasi. Martin Mets, Tarmo Tähepõld, Geeniuse uudisteportaal ja trahvimasinad. Mida me nimetame siis antud kontekstis trahvimasinateks? Ilusad 3 jalga on all ja seal tee ääres nad passivad. Tihti ei ole isegi märki, et nad seal passivad. Ja siia just Haapsalus sõites nägin ka sellist seadeldist tee ääres, tõsi küll, suunaga teisele poole, ehk siis Tallinna poole. Mobiilne kiiruskaamera. Ja, aga need on nüüd 2 aastat. Eestis on neid kasutatud, juuli alguses 2019 võeti need kasutusele. Ja üldiselt politsei retoorika on kogu selle asja juures on see, et nad aitavad ikkagi liiklust rahustada. Selge. See on alati selline, et seal kindlasti on nagu selles mõttes, ma nagu ei taha nagu sellega lõpuni vaielda, et seal kindlasti on oma tõde on sees. Aga selles mõttes, mis siin vaielda, et selles mõttes tal on tõde sees, et jah, mina kardan kiirust ületades, ma nüüd tean, et igal pool Eestis on neid 8. Politsei ütles, need juurde ei ole esialgu plaanis osta. Igal pool võib nüüd olla automaatne kiiruskaamera. Midagi rahustab. Võt see rahustamine nii ja naa, selles mõttes, et ta kindlasti lõhub ju sellise rahuliku ja loomuliku liiklusvoo, ta ikkagi lõhub ära, kui keegi vilgutab tuld või siis on keegi näeb, et oi, tee ääres on see 3 jalga, et ma nüüd siin normaalselt 90-ga sõites, et ma nüüd natukene siin pidurdan kohe 60 peale igaks juhuks, et jumal teab, mis see masin teeb. Et, ja taga on ka teised autod, et see kindlasti ei ole nagu rahustamine. Pigem ta muudab selle liikluse väga närviliseks. No jah, need hetked, aga seda teevad ka need statsionaarsed kiiruskaamerad ja seda teeb üldse politsei kohalolu, ega kas see on see nüüd see 3 jalg või istub seal põõsas sinivalge auto, et reaktsioon on ju alati täpselt samasugune juhtidel. Et on aastakümneid olnud, nüüd on lihtsalt see, et see trahvi vormistamine ja kõik käib palju, ei olegi mingit vormistamist, sa sõidad sealt rahulikult edasi ja muidu ju läks vanasti, sõitsid 15 üle, politsei pidas kinni, siis ta seal istusid pool tundi. Aga kas see ei olegi nagu tegelikult mõjuvam karistus, kui see, et sa saad ühe meili ja pärast maksad ühe arve ära. Ma saan aru, et sina oled seda teinud, mina seda teinud ei ole, kuigi mulle ühe korra on see... Sa oled jätnud maksmata trahvid või? Räägi mulle sellest. Ei, mul on vilgutanud, aga millegi pärast teadet ei tulnud ühe korra selline asi juhtunud. Aga selles mõttes, et see kogu... toiming jääb ju väga kaugeks, see on tavaline pangaülekanne sinu jaoks ja ma eeldan, et sa ei ole siin niiviisi julmalt seda kiirust ületanud, vaid nagu enamik Eesti inimesi tegelikult selgub kõigest 3-4 kilomeetrit üle lubatu. Siis kas sa siis nagu õpid sellest midagi? Päris huvitava sa tõid selle asja välja, et tegelikult, kui nüüd ju pandi seadusesse sisse rahunemispeatus, et sisuliselt on olnud ju rahunemispeatus juba, ma ei tea, alates sellest hetkest, kui politsei hakkas kiirust kontrollima, sellepärast, et see võttiski ju praegu see rahunemispeatus tavaliselt äkki mingi tund või 45 minutit. Vastavalt vist kui palju üle. Just, ja nüüd on, see oli see sama rahunemispeatus, mida sa tegid seal politseiautos istudes ja kui sulle sattusid veel sellised, mitte võib-olla väga leebed politseiametnikud, siis sa said vastata retoorilistele küsimustele, et kuhu kiirustame, kas ei ole kuulnud, et siin, ühesõnaga kõik see, ja sealt välja tulles sa ilmselt oled väga viisakas liikleja. See on hea point, kuulge. Aga praegu lihtsalt sa teed ühe ülekande, nagu maksaksid endal veearvet. Et selles mõttes ta on nagu hästi selline, et tegelikult reaalsus ikkagi minu meelest kipub sinna trahvimasinate poole, sellepärast, et ma saan aru, et ega nüüd otseselt nende mõju 2 aastat, nüüd võiks uurida, et mis nende mõju on olnud, pole tegelikult uuritud ja ei ole ka, aga mida on uuritud tegelikult varem, on nende statsionaarsete kiiruskaamerate kohta ja seal ikkagi need tulemused on olnud ka väga kahetised. Et nagu mingi mõju on ju, et selles piirkonnas, kus see on, seal on see mõju olnud, aga on tekkinud mingid uued kohad, kus on tekkinud õnnetused, aga miks nii edasi, võt ei tea. Aga selles mõttes kogu see sama tee, mille juurde ma tulen tagasi, Haapsalu Tallinna tee, see on nagu hea näide tegelikult, et kus on 3 või 4 statsionaarset kiiruskaamerat ja nüüd oli veel üks mobiilne, et tegelikult
ta on üsna närviline tee peale selle, et ta on selline ajalooline tee, et teda tegelikult ei ole võtta ümber tehtud, et ta on nii, nagu ta läheb, selline suhteliselt aeglane, kurviline, ega seal nagu möödasõiduvõimalusi palju ei ole ja need kohad, kus nagu need möödasõiduvõimalused nagu olid, ütleme, et isegi keegi sõidab sellest 80, kes 190 mööda sõita, on ju, sellist täiesti legaalset möödasõitu teha, nendesse kohtadesse on pandud nüüd veel kaamerad, mis tegelikult sunnib neid möödasõite tegema hoopis nendes kohtades, kus see on niikuinii raske. Jah, ma sellega olen nõus, et see sama Tallinn-Tartu maanteel, kus kõik sõidavad Waze'i järgi ja siis teavad, et see kaamera tuleb ja pidurdavad maha ja see on ilmselt üksikud välismaalased lendavad sinna nagu teadmatuses või lihtsalt inimesed, kes ei kasuta neid äppe. Aga et me selle trahvimasinale annaks ka numbri juurde, siis eelmisel aastal maksid mobiilsete kaamerate trahve 2,3 miljonit eurot, aga tuletame meelde, et eelmine aasta algus, eelmine aasta oli päris palju sellist kodusistumist, sest et tänavu 6 kuuga, esimese poole aastaga on see number juba 2,1 miljonit eurot, ehk et niimoodi edasi läheb, siis me räägime siin 4 miljonist eurost aastas. Ja see tähendab siis tegelikult, et trahve on tehtud 107 000 ja indikatsioon siis võiks olla, et aasta peale koguneb neid 200 000 kokku. Et Eestis ilmselt autojuhte on 600 000, äkki kuskil sinna kanti. Et iga kolmas, ütleme, et okei, palju on kindlasti iga korduvaid, aga ütleme nii, et iga kolmas juht on endale meili kätte saanud. Aga kui me räägime nüüd nendest siis sellest, mis ta eesmärk ja milliseid kurjategijaid me siis tabame, siis see 107 000 on lahti kirjutatud. Need, kes ületasid 3-4 kilomeetrit tunnis, neid on 41 000. Kes ületasid 6-9 on 47 000. Ehk siis 107 000-st 88 000 ületasid vähem kui 10 kilomeetrit tunnis. Edasi on 10-14 kilomeetrit, on 13 000 ja siis see kukub juba 4-kohalisteks numbriteks ja 30 kuni enam kilomeetrit tunnis ületanuid oli 293, 25 kuni 29, ühesõnaga. Et ma tean, ma saan neid uudisid, pressiteateid, arvutusi, et see 10 kilomeetrit ületamine võib mingites oludes maksta elusid, ühesõnaga, pikendusteekond kohe pikeneb, aga kui me räägime siin 3-4 kilomeetrit tunnis ületamisest, kui sul ei ole ka püsikiirus hoidjad, see on nagu, see on juba nii, siit on muidugi maha arvutatud see veapiir juba. See on see, et kui on 90 ala ja sa sõidad sul on spidomeetri peal 96, siis sellele lisata, seda 6 teda sisse ei loe ilmselt. Aga ma nüüd küsiks su käest hoopis niipidi, et mis sa arvad, kumb tegelikult on nagu efektiivsem lahendus? Kas see isa, millest me varem rääkisime, või siis need 3 jalad? Tead, see isa, kuigi me ennem võib-olla oli natuke, vist isegi ei olnud väga iroonilised, et see on kindlasti kasulik asi, sest et päris tihti on see, et kus sa ületad ikkagi kogemata, mis iganes põhjusel, ja siis on tore, kui keegi sulle seda teada annab. Vaata, üks asi on teada andmine, aga siis seda sekkumist nagu ei tahaks, nagu sa tõid just selle 110 pealt 70. Ja ei seda küll, et ta ise ta pidurdada küll ei tohi minu eest, kui ma ei ole talle ise seda käsku andnud adaptiivse püsikiirus hoidja näol. Aga tahaks teada küll jah, sest et mõnikord on, et eks ju on see, me kõik oleme 100% alati sõitmisega tegevuses, aga tegelikult alati ei ole, sest inimaju ei ole ka selleks võimeline. Aga kas me nüüd peaks kas meil on ka mingi järeldus, mida nüüd mobiilsete kiiruskaamerate osas? Raske öelda. Spetsialistid on siin arvanud. Autosõit, osaühing, autoõpetaja, Indrek Madar, on näiteks teinud kunagi ettepaneku, et seda kiiruse ületamist ei peaks käsitlema mitte absoluutväärtuses, vaid protsentuaalselt. Sest et ohutuse mõttes on erinev, või suur vahe, kas sa ületad 18 kilomeetrit tunnis, eks ju, õuealal, kus on lubatud 20 kilomeetrit tunnis, või on see, kus on 120 kilomeetrit tunnis kiirtee ja sa sõidad seal 18 kilomeetrit nagu üle, et see karistus või see trahvimine kõik peaks käima võib-olla hoopis protsentuaalselt.
See on tegelikult huvitav mõte ja ta kindlasti oleks ju tegelikult rohkem kooskõlas nende kiiruspiirangute mõttega, et miks need kiiruspiirangud seal on. Et see on nagu selles mõttes, et kui sa ongi 30 alal lased 30 üle, on ju, et see reaalsuses see on ikkagi väga, väga karm asi, võib-olla väga karmide tagajärgedega väga lihtsasti, sest seal ei olda selliseks asjaks valmis. Aga kui meil on tõesti 110 ala ja siis läheb 30 rohkem, siis seal on inimesed valmis maanteel, et autod sõidavad kiiresti, mitte et ma kuidagi julgustaks seda tagant. Jah, või siis tõsta seda veapiiri nagu suuremaks, et jälle olenevalt nagu sellest, kus see kaamera asub. Aga küll mina loodan, et keegi teeb ikkagi korraliku uuringu selle kohta, et kas tegelikult ka nendest mobiilsetest kiiruskaameratest on olnud ka päriselt liikluses kasu või milline on üldse nende mõju olnud. Et seda ma loodaksin küll näha, et keegi sellega ka tegeleb. Aga mis vastust ootad? Kas ootaksid sealt see, et mitu elud on päästnud või et kas on mingi keskmine kiirus aeglasem või mis... Et Eestis on see... Ei no selles mõttes kokkuvõttes ikkagi elude säästmine peaks olema on ju meil see eesmärk on ju. No selge, aga sõitke siis ettevaatlikult, ärge väga kuuma ilmaga niimoodi ennem ikkagi jahutage ennast, jääge terveks ja kuuleme juba järgmisel nädalal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Anname jõudu elektromobiilsuse kvaliteedihüppele.